Kõigepealt, kes siis üldse tohib korstent paigaldada? Me lähtume nüüd tuleohutuse seadusest, siis tuleohutusseadus ütleb, et majandustegevusena tohib korstent paigaldada kutseline potsepp. Majandustegevus tähendab seda, et kui keegi teie koju tuleb raha eest seda tööd tegema, siis selleks võib olla kutseline potsepp, kellel on ka olemas ja väljastatud potsepa kutsetunnistus. Et esmalt kindlasti potsepp hindab ära teie projekti, vaatab, kas projekt on koostatud nüüd korstna koha pealt õieti, kas korstent on võimalik paigaldada nii, et oleks tagatud ohutus. Eelkõige järgmisena jälgib ta korstna tootja poolt antud CE-märgistust, kus on siis ära toodud, millistele tingimustele see korsten peab vastama, kui te olete oma kütteseadme välja valinud. Ja kui need asjad on paigas, siis pärast seda potsepp ka teile korstna paigaldab ja jälgib siis seda, et oleks täidetud kõik tingimused, et see korsten ootult ka paika saaks. Kindlasti, mida kutseline potsepp teeb, on see, et kas korstna paigaldamist on ta kohustatud väljastama teile paigaldusdokumentatsiooni koos teostusjoonistega, vajadusel ka kaetud tööde akti, et teile tekiks hiljem probleeme selle hoone või kodu kasutusloa saamiseks. Tuleohutusseadus ütleb ka seda, et te võite korstna oma majale paigaldada ise. Aga siin tekivadki sellised probleemid, et kui te olete seda ise teinud ja hakkate taotlema kasutusluba, siis Päästeamet kindlasti nõuab teie käest moodi seda paigaldusdokumentatsiooni. Siis tuleb teil Päästeametile tuleohutust tõendada täiendavalt. Reeglina tähendab see teile eksperthinnangu tegemist küttesüsteemile, mis eeldab jällegi siis täiendavat kulu korstna paigaldamise juures. Et alati oleks siiski mõistlik ja majanduslikult kasulik kasutada kutselise potsepa teenuseid, kes siis ka vastutab selle eest, mida ta teie juures teinud on. Pärast seda, kui nüüd korsten paigas on ja teil on ka juba eelnevalt potsepaga kokku lepitud, et millist kütteseadet see korsten teenindama hakkab, siis oleks mõistlik ka lasta potsepal korraga ära ühendada teie kütteseade või siis see ka valmis ehitada või paigaldada, et olla siis kindel, et moodustunud on nagu üks tervik küttesüsteem, mis on kindlasti paigaldatud siis teadja inimese poolt ja on ohutu. Et miks just moodulkorstnad tänapäeval aktuaalsed on, nagu ennegi mainisin, just moodsate kütteseadmete puhul ja veel kindlasti see, et nende paigaldus on lihtsam, on kiirem ja tuleb ka tellijale soodsam. Et kõige kallim kindlasti on tänapäeval tööjõud potsepa näol. Kui me võtame telliskivi korstna ladumise aja ja potsepa päevapalga, siis moodulkorstna paigaldamine on kindlasti kordades kiirem ja tuleb teile kindlasti palju soodsam.